Me läheme siis alguses tagasi sinna, kust me eelmine kord mitte pooleli jäänud või tegelikult me vaatasime juba seda. Et üks olulisemaid asju, mida mõista, ongi see, et milline osa meist on vaim, milline osa meist on hing ja milline osa meist on süda. Et piibel teeb vahet neil kolmel lähtamatul osal meist. Ja esimese Thessaloniklastele 5:23 ütlebki, et aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbi nisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Ja teine kirja kohta siis Heebrealastele 4:12, sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ja ma palvetan praegu, et püha vaim tuleb ja juhib igaühte meist ja aitab meil mõista, mida meil kellelgi on vaja mõista ja mida. Ja palun ka seda, et püha vaim paneb näpu peale igaühe meie eludes asjadele, mida me peaksime nägema, mida me ei ole näinud. Nii et nendest salmidest me järeldame, et meil on keha, meil on hing, meil on vaim ja meil on ka süda ja Jumal eristab hinge ja vaimu ja ka südant. Ja need mõisted esinevad nii Vanas kui Uues Testamendis. Ja ma panen üles põhimõtteliselt selle pildi, mis me eelmine kord vaatasime. Et meil on siis hing ehk siis teadlik meel, mille alla käivad siis tahe, emotsioonid ja intellekt. Ja see osa meist hakkab eksisteerima siis eostamise hetkest alates. Süda on siis alateadlik meel, mis kattub osaliselt vaimuga ja osaliselt hingega, kuid on samas täiesti eraldiseisev osa inimesest. Ja siin asub ka inimese intuitsioon ja tema uskumuste süsteem. Et nii nagu inimene oma südames ütleb, selline ta on. Ja siin on ka inimese tervikust eraldunud osad ehk need katkised hingeosad asuvad ka enamjaolt südames. Ja siis vaim, mida Daniel Duval nimetab, kas ta on teadvuseta meel, kuna enamik ei kasuta oma vaimu, või siis üliteadlik meel nende puhul, kes arendavad oma vaimu ja treenivad oma vaimu. Ja tema toob välja sellega, et inimese vaimul on samuti mõistus, tahe, emotsioonid ja intellekt. Ja inimese vaim, me teame, et inimese vaim tuleb Jumala juurest ja inimese vaim eksisteeris enne, kui inimene eostati. Põhimõtteliselt me teame kõik, et Jeesus Kristus tuli selleks, et avada pimedate silmi, nagu ta ütleb Jeesaja 61:1. Ja ta tuli avama just meie vaimusilmi, sest ilma inimvaimuta me näeksime ainult oma füüsiliste silmadega ja tõlgendaksime kõike end ümbritsevat oma piiratud inimmõistuse abil. Ja kahjuks Daniel Duval nagu eriliselt rõhutab seda, et see on väga suures osas koguduses ikka nii, et me ei luba pühal vaimul oma vaimu kaudu liikuda. Et kui miski väljub meie inimmõistuse arusaamise piiridest, siis paneme sellele sageli kiiresti kaane peale ja sellega ütleme tegelikult oma vaimule, et sina ole vait, minu hing ei saa nendest asjadest aru ja minu hing ütleb, kuidas asjad käivad, kõik punkt. Ja see inimene jääbki piiratuks või vaimsesse vangistusse. Aga Jeesus tuli selleks, et tervendada murtud südameid. Ja inimese süda ehk alateadvus kattub siis osaliselt hingega, osaliselt vaimuga. Ja veel kord, süda on see koht, kus asub meie uskumuste süsteem ja kus asuvad ka meist eraldunud osad. Ja piibel kõneleb väga palju sellest, kuidas vaenlane jälitab me hinge ja me hing on tükkideks rebitud. Nagu siingi Taavet hüüab laulus 35, salmid 7 ja 17, sest nad on mulle pannud salajasse oma võrgu, põhjuseta on nad mu hingele kaevanud augu. Isand, kui kaua sa vaatad seda, too välja mu hing nende möllamisest, mu ainuke noorte lõukoerte käest. Ja Hiobi 19:2, kui kaua sa piinad mu hinge ja murrad mind sõnadega tükkideks. Laul 7:3,
et vaenlane ei rebiks mu hinge nagu lõvi ega murraks ilma, et oleks päästjat. Ja neid kirjakohti on muidugi väga palju piiblis. Kuidas saab siis inimese hing puruneda? Ta saab puruneda näiteks trauma tagajärjel. Et kui inimesega juhtub mingi trauma, selle tulemusena eraldub killukene selle inimese hingest ning jääb kinni sellesse hetkesse ja ta ei liigu sealt edasi. Inimene kasvab füüsiliselt ja tema hing areneb, kuid see üks killuke jääb kinni sellesse paika, kus ta sai hingelise hoobi. Et kui näiteks kedagi koolis pidevalt kiusatakse või näiteks kui tema vanemad jätkuvalt riidlevad temaga ja ütlevad talle sõnu, mis teda katki kisuvad, siis jääb killuke. Igatahes inimese hing, osa inimese hingest jääb sinna kinni, kus see trauma temaga sündis. Ja inimene võib olla juba täiskasvanu ja teada oma mõistuses, et ta on täiskasvanu. Kuid kui keegi tuleb selle inimese juurde, näiteks tema tööpaigas ja ütleb talle, kui viletsalt ta oma tööd teeb, siis tõuseb selle inimese seest esile jällegi see laps, kes aastaid või aastakümneid tagasi sai koolis või oma vanemate poolt haavatud ja ta reageerib selle lapse tasandil. See inimene saab oma mõistusega aru, et ta reageerib ebasobivalt, kuid see reaktsioon lihtsalt kerkib temast esile ja ta läheb närvi ja ta võib hakata karjuma oma töökaaslase peale või siis tal on tahtmine end ära peita ja muuta ennast näiteks nii tillukeseks kui võimalik, et keegi teda tähele ei paneks. Või siis ta võib haarata pudeli järele või läheb ostab endale hunniku jäätist, et selle aseme, et sellega nii-öelda oma emotsioone lohutada. Ja iga uus trauma purustab jällegi killukese inimese hingest ja see kild jääb sinna paika kinni. Ja iga kord, kui mingi väline ärritaja vajutab seda valusat nuppu tema hinges, tõuseb temast üles see oma reaktsioon, mis sel hetkel, kui see esmane trauma talle tekitati. Ja selliselt kisubki hingevaenlane me hinge tükkideks ja need katkised tükivad jäävad meie sisse ja nad vajuvad meie südamesse ning kujundavad südames meie uskumuste süsteemi. Kuna enamjaolt trauma puhul tundis inimene end selles olukorras väetina, võimetuna, maha surutuna, eriti kui trauma juhtus varajases lapsepõlves, siis salvestub tema südamesse sõnum, et kui teda rünnatakse, siis ta jääb alla. Ja sellepärast ta reageerib sarnastele välistele ärritajatele tohutu vihaga või siis allaandmisega. Ja üks mõte, mis nagu Jumal mulle viimasel ajal nagu eriliselt südamest esile tõstab, on just see, et süda on kinnisvara, mida soovib nii Jumal kui kurat. Ja süda on ka koht, kuhu saab ehitada või rajada. Näiteks Markuse 4. peatükis me loeme, kuidas Jeesus külvab südamesse sõna seemet. Ja me näeme seal ka seda, et osa südameid on valmis sõna vastu võtma ja vilja kandma ja osa südameid ei ole võimelised seda tegema. Efeslastele 3:17 Paulus palvetab, et Kristus võiks ehitada oma alalise eluaseme meie südamesse. 2. Korintlastele 10:4 kirjeldab seda, kuidas hingevaenlane aga soovib oma valede kindlustused meie südamesse ehitada. Ja väga sageli on ka vangistuse paigad, kohad, kus kristlased kinni on samuti südames. Ja Daniel Duval ütleb, et süda allub vaimumaailma reeglitele. Et need pildid, mida me südames näeme, on vaimumaailma reaalsus. Me võime näha pilte sellest, kuidas me Jeesusega kohtume ja suhtleme. Me võime näha pilte teemonlikest rünnakutest. Vahel me ei näe pilte, kuid kogeme oma südames, mitte füüsilisest südamest. Võime kogeda valu või piina või ahastust või paanikat, hirmu, üksildust, masendust ja nii edasi. Ja need on reaalsed vangistuse paigad vaimumaailmas, kus me katkisi hingeosi siis piinatakse. Ja ta ütleb, et see kõik toimub reaalajas. Ja sageli on ka unenäod peegeldus sellest, mis me südames toimub.
me unenägudes võivad olla vastused meie probleemidele ja sellepärast ongi oluline tähele panna, mida me unes näeme. Ja unenäod üles kirjutada ning paluda, et püha vaim aitab meile aru saada, mida miski tähendab. Mõned inimesed näevad pidevalt õudusunenägusid või unes toimuvad ka seksuaalrünnakud. Ja need ei ole vaid unenäod, vaid need on asjad, mis toimuvad reaalajas vaimusfääris. Need on vangistuse paigad. Ja sellepärast on tohutult oluline, et me õpime tegema koostööd püha vaimuga. Ja sellepärast ongi ääretult oluline arendada oma inimvaimu. Sest Jumal andis meile inimvaimu selleks, et me tuleksime toime kõigega, mis hingevaenlane üritab. Inimvaim on interdimensiooniline, inimvaim ei ole piiratud ei hinge ega ihu poolt. Inimvaim ei ole piiratud ka selle maailma ega meie ajaarvestuse poolt. Meie vaim tuli Jumala juurest. Et põhimõtteliselt, kui me teame, et meie vaim eksisteerib maailma rajamisest alates, siis Jumal on andnud meile tegelikult kõik selleks, et tulla toime hingevaenlase rünnakutega. Ei ole nii, et saatan on meist suurem ja võimsam, kuna ta tunneb inimkonda juba aastatuhandeid ja teab, kuidas meid lõksu tõmmata. See on õpetus, mida mina kuulsin väga palju, kui ma üles kasvasin kristlasena. Aga see ei ole tegelikult niiviisi. Jumal andis meile inimvaimuks, kes eksisteerib samuti maailma loomisest alates. Inimvaim on olnud Jumala juures nii kaua, et ta teab asju, mida meie piiratud inimmõistus ei tea. Ja sellepärast tulebki hingel alistuda vaimule. Sest see vaim on Jumala juures ja saab ammutada sellist infot, mida meie hing ei tea ja ei saa kuidagi teada. Kui ma kirjutasin oma raamatut Teekond isa südamesse sisemise tervenemise radadel ühes püha vaimuga, siis Jumal andis mulle selle kirjakoha õpetussõnad 2027, kus on siis ja selle osa, mida eestikeelses piiblis ei ole üldse nagu, kuigi originaaltekstis on see olemas. Et seal on see ingliskeelses piiblis on sõna parts, mis on osad. Aga püha vaim näitas mulle seda ka, et see parts on inglise keeles ju ta ei tähenda mitte ainult osad, aga see tähendab ka rollid. Et põhimõtteliselt rollid, mida me etendame. Et inimese vaim, siis see osa meie isiksusest, mis tuleneb otseselt Jumalast, on isanda lamp, mis uurib läbi kõik tema sisemised osad, sisemised rollid. Ja see on meie inimvaim, kes uurib läbi kõik meie sisemised osad ja rollid. Meie vaim töötab siin ühes püha vaimuga, et leida need haavatud kohad meie sees ja need tervendada. Ma loen ühe tunnistuse oma raamatust Teekond isa südamesse, mis toob välja just selle, kuidas see mingi sisemine osa, kuidas ta üles kerkib ja kuidas ta tuleb ja hakkab nagu segama meie elu või. Ja ma kirjutan oma raamatus, et hiljuti lõunatasin ma ühe imelise abielupaari seltskonnas. Ühel hetkel hakkas naine rääkima sellest, kui inetult oli ta päev tagasi oma mehe vastu käitunud. Ta jagas sellest, kuidas neile oli helistanud üks koguduse liige ning oli küsinud, et kas nad võiksid nende juurest läbi tulla. Mees oli andnud selleks loa ilma, et oleks küsinud, kas tema naisele see sobib. Kuna naine oli olnud päevade kaupa inimeste keskel ning igatses oma isiklikku aega ja rahu, siis sai ta väga haavata oma mehe otsusest ja ta vihastas. Mees ei teadnud, kuidas käituda. Tema jaoks oli naise reaktsioon ootamatu ja ebasobiv. Naine aga oli nii vihane, et ta ei soovinud külalistega üldse suhelda ega kohtuda. Järgmisel päeval ärkas naine tohutu süütundega. Ta oli eiranud oma armsaid sõpru. Ta oli tõeliselt vihastanud oma kalli abikaasa peale. See oli olnud niivõrd ebakristlik käitumine, et tal oli häbi enda pärast. Kui ta seda minuga jagas, siis tundsin, kuidas püha vaim mind kõnetas. Jumal nägi olukorda hoopis teisiti kui see armas abielupaar. Nad olid mõlemad haavata saanud, nende mõtetes valitses segadus. Ma tundsin, kuidas püha vaim näitab, et tema ei süüdista naist väära käitumise pärast.
Püha vaimu eesmärk oli hoopis näidata naisele haava, mis ikka veel veritses tema südames ning mõjutas tema suhteid. Ma küsisin naiselt, kas sulle meenub olukord sinu lapsepõlvest, mil sa said haavata sarnasel viisil. Naine vastas, et talle tulid koheselt silme ette lapsepõlve olukorrad, mil temaga lihtsalt ei arvestatud. Tema arvamust ei küsitud, ta oli nagu tühi koht. Ta ütles, et tal oli tollal tunne, et temast lihtsalt sõidetakse üle. Seesama tunne tõusis jõuliselt üles eelmisel päeval ja ta reageeris vastavalt sellele mineviku valule. Tal ei olnud sel hetkel mitte mingit võimet selgelt mõelda. Ta solvus ja langes enesehaletsusse. Ta abikaasa ei kavatsenud sugugi temaga mitte arvestada, kuid naine oli väsinud ja mehe käitumine viis ta tagasi lapsepõlve. Mineviku haav ei olnud Jumalale üle antud. See haav ikka veel veritses ning nõudis kättemaksu. Mineviku viha kerkis naise südamest äkitselt esile ning sööstis välja, haavates abikaasat. Ma usun, et me eludes on sarnaseid kogemusi. Hingevaenlane tuleb ja kasutab need olukorrad koheselt ära, et hakata külvama hukkamõistu. Kui me kuulame kuradi valesid, siis astume automaatselt religiooni sisse ning hakkame end kuradiga ühel meelel süüdistama. See ainult seob meid veelgi suuremasse puntrasse ja me tunneme end vaese patusena, läbikukkujana, saamatuna ja nii edasi, mis ongi süüdistaja eesmärk. Ja see on viis, kuidas mingi osa meie seest esile kerkib ja nõuab tähelepanu. Need osad meie seest ei kao mitte kuhugile. Need osad peavad saama aktsepteeritud, tervendatud. Nad peavad kohtuma Jeesusega ning nad tuleb, nagu Daniel Duval ütleb, nad tuleb integreerida meie isikuga. Vastasel korral plahvatavad need osad meie sees teatud väliste ärritajate esile tulles üha uuesti ja uuesti. Ja sageli puudub nendes reaktsioonides loogika. Üks kõige hullemaid asju, mida me sel juhul teha saame, on hakata vihkama seda osa endast, mis selliselt esile tuleb. Ja väga sageli me teemegi seda. Me teame, kuidas me peaksime reageerima ja me reageerime täpselt vastupidiselt sellele nii-öelda õigele käitumisele. Ja seega me hakkame seda osa endast vihkama. Sageli me arvame, et Jeesus samuti vihkab seda osa meist. Teine äärmus on muidugi see, et meie hing on niivõrd tugev ja kontrolliv, et ta on suuteline selle reaktsiooni enda sees alla suruma ja käituma näiliselt õigesti. Et seega jälle me üritame eirata seda osa enda seest, mis esile kerkib ja me usume, et meil tuleb see reaktsioon jõuga maha suruda, tubli kristlase mask ette panna ja edasi minna. Ja sellisel juhul me võime ennast õnnitleda, et me käitusime kenasti piibellikult. Kuid kui me ei lähe selle haavaga Jumala ette, siis hakkab see haav ikkagi nõudma meie tähelepanu. Ja siis me hakkame nõudma teistelt samasugust käitumist, et kui mina suutsin selle alla suruda, siis tuleb sinul ka alla suruda oma vale käitumine. Ja katkised hingeosad ei tervene iseenesest. Ja kui me nendega ei tegele, siis hakkab meie ihu samuti haigestuma. Kui ma hakkasin enne selle raamatu kirjutamist, hakkasin uurima inimhinge osi, siis Jumal juhtis mind Matteuse 19:14 kirja kohta, mis ütleb, jätke lapsed rahule. Lubage nendel tillukestel tulla minu juurde ja ärge keelake ega takistage neid ja ärge hoidke neid tagasi. Jumala sõna on nii mitmekihiline, kus tõesti igas kirjakohas on peidus nii palju enamat, kui esmapilgul paistab. Ja Jumal näitas minule selle kirjakoha kaudu just seda, et meie sees on need väikesed inimesed või meie sees on need hingeosad, mis on trauma kaudu ära lõigatud, on kuhugile kinni jäänud ja need on nagu need väikesed lapsed, kelle kohta Jeesus ütleb, et jätke need lapsed rahule ja lubage nendel tillukestel tulla minu juurde. Ärge keelake ega takistage neid ja ärge hoidke neid tagasi. Ja meil tuleb püha vaimu abiga need sisemised lapsed endis üles leida ja neile Jeesust tutvustada.
ja Jeesus ahastab Matteuse 15:8. Need inimesed lähenevad mulle oma sõnadega ja austavad mind oma huultega, kuid nende südamed hoiavad minust eemale ning on minust kaugel. Et mil viisil me siis hoiame oma südameid Jumalast eemale ja oleme seetõttu Jumalast kaugel? Et kuna süda on see paik, kus on kirjas meie uskumuste süsteem, siis südamesse on salvestatud ka traumad ja traumareaktsioonid ehk meie originaalse isiku küljest eraldunud osad, mis asetsevad südames ja mõjutavad jätkuvalt meid edasi. kui me ei lähe nende haavadega Jumala ette, ei tegele nendega, eriti me ei tee seda, kui me usume, et päästele tulek lahendas kõik meie probleemid ja nüüd me oleme täiuslikud Jumala ees. Seega ei saa Jumal ka neid traumasid me südamest välja juurida ja me südames ei ole tegelikult kohta Jumala sõnale ega tõele. Mingil määral on, aga mingil määral valitsevad need katkised hingeosad. Ja sellepärast ma usun, et ongi mitmed kristlased, kes tulevad ja nad ütlevad, et nad ei suuda lugeda Jumala sõna ja kui nad loevadki, siis nagu nämmutaks saepuru ja see ei puuduta neid. Ja ma loen veel oma raamatust, kus ma ütlen, et mina olin üks neist. Ma igatsesin Jumalat kogu oma südamega, kuid vaatamata sellele hoidsin osa oma südamesoppidest Jumala ees suletuna. Ma astusin looja ette hea kristlase mask ees, eeldades, et see on see mina, keda tema soovib oma trooni ees kohata. Ma olin petis ja seda eneselegi tähelepandamatult. Ma ei näinud seda, mida ma tegelikult tegin. Ja laul 51 ja sõnum piibli tõlkest on minu meelest ülivõimas. Mehaaniline tegutsemine ilma südant kaasamata ei tee sulle hea meelt. Veatu esitus on mõttetus sinu jaoks. Ma õppisin Jumala ülistust alles siis, kui mu uhkus sai purustatud. Jumala täielikku tähelepanu pälvivad purustatud südamed, kes on valmis vastu võtma armastust. Ja ma kirjutan edasi oma raamatus, ma püüdsin teha kõike, mida Jumalale teen veatult, täiuslikult. Ma uskusin, et see ülistab Jumala nime, kuid ainus, mida taevaisa minult soovis, oli, et ma avan talle oma purustatud südame. See on tõsi, ma õppisin Jumala ülistust alles siis, kui mu uhkus sai purustatud. Alles siis hakkasin ma Jumalat ülistama oma sügavamatest südamesoppidest, kui hakkasin killukese haaval mõistma, kui katki mu hing tegelikult on, tema sõna valgel vaadatuna. Sest alles siis hakkasin ma reaalselt kogema, et tema on minu hinge ravija. Alles siis sain ma tõelise kontakti oma loojaga. Jumala täielikult tähelepanu pälvivad purustatud südamed, kes on valmis vastu võtma armastust. Sõna purustatud tähendab siin südant, mis on mitmeteks tükkideks, kildudeks purustatud, tõeliselt vigastatud. Enamiku me südamed näevad sellised välja, kuid senikaua, kuni me seda ise ei tunnista, ei pälvi me Jumala täielikku tähelepanu. Me tavatseme ehitada oma katkise südame ümber müürid, et kaitsta end edasiste haiget saamiste eest. Kuid need müürid ei eralda meid mitte ainult teistest inimestest, vaid ka Jumalast. Johannese 4:23 ja 24 sõnum piibli tõlkest. Jumala ees loeb see, kes sa oled ja viis, kuidas sa elad. Tõe poole püüdlemisel peab su ülistus kaasama su vaimu. Jumal otsib selliseid inimesi, kes on ülistuses tema ees lihtsalt ja siiralt nemad ise. Jumal ise on tõene, siiras olend, vaim. Need, kes teda ülistavad, peavad seda tegema sügavalt oma tõelisest olemusest, oma vaimust, sügavas austuses. Ja ma toon veel ühe näite oma raamatust Teekond isa südamesse, kus üks mu armas sõber Uus-Meremaalt jagab seda, kuidas Jumal ilmutas talle ühte tema katkist osa ning see, kuidas see katkine osa tema käitumist mõjutas. Ma palusin, et Jenna kirjutab mulle oma tunnistuse ja see ongi tema poolt kirjutatud.
ja Jenna ütleb, kui ma hiljuti teenisin prohvetlikul seminaril, kavatsesin ma midagi konkreetset jagada, kuid püha vaim muutis mu plaanid. Ta kõnetas mind ja ütles mulle, et ma jagaksin hoopis seda, mida tema mulle hommikul kõneles. Ma ei olnud selleks üldse valmis. Värisedes, mikrofon käes, astusin ma kuulajate ette ja ütlesin, püha vaim ütles mulle täna hommikul, et põhjus, miks ma ei tõsta oma häält, oodates, et mind võetakse kuulda, on see, et kui ma lamasin vastsündinuna haigla inkubaatoris ja nutsin, siis mu ema ei tulnud, et mind käte vahele võtta ja lohutada. Ma olin üksi ja hüljatud. Isegi praegu kirjutades seda tulevad mulle pisarad silma. Ma sündisin 2 kuud enneaegselt ja mu ema pidi jätma mu haiglasse. Ma olin liiga väike ja liiga nõrk, et minna temaga koos koju, kuid beebina ei arutanud ma neid asju oma mõistuses läbi. Ainus, mida ma kogesin, oli hülgamine. Kuid Jumal tuleb me juurde, et meid hoida ja hellitada kõigis nendes kohtades, kus me vajame hoidmist ja hellitamist. Nii nagu Jeesaja 66:13 ütleb, nii nagu ema lohutab oma last, nõnda lohutan ma sind. Ja Jenna jätkab. Just eile lugesin ma ühte artiklit missionärist, kes kõndis lastekodusse oodates kuulda 100 nutva beebi häält üheskoos karjumas. Kui selles paigas valitses surmvaikus. Naisele räägiti, et beebid ei nuta enam, kuna nad on kogenud, et mitme tunni nutmise järel ei tule mitte keegi nende juurde, et neid sülle võtta. Nad on hüljatud ja nad loobuvad nutmisest. Ja Jenna ütleb edasi, lapse ja teismelisena nutsin ma väga harva. Vaadates tagasi näen ma, et ma ei palunud ka lohutust. Püha vaim igatseb mind taastada. Ta igatseb taastada meid kõiki nendes kohtades, kus me vajame hellust ja hoolt, kaastunnet ja halastust. Ta on lohutaja Jumal. Ta soovib, et me imetaksime tema lõpmatust headusest. Mind ei toidetud ka rinnaga. Ma õpin praegu, kuidas võtta vastu temalt elu, mis mind kannab, elu, milleks mul on õigus. Iga sündinu vajab piima, et püsida elus ning õitseda. Me vajame Jumala armastuse piima. Meie õigus on temalt vastu võtta ja tal on rõõm anda. Tema armastas meid esimesena. Me sündisime temast, tema kujundas meid ema ihus. Nagu 2 Moosese 34:6 ütleb, ja isand möödus temast ja kuulutas, isand Jumal, halastav ja armuline, pika meelega ja ülevoolev headusest ja tõest. Rabbi Kaufmann Kohler ütleb, et see sõna armuline on siin üsa translitereerimine. Sõna armuline ülal toodud kirjakohas on rakam, mida kirjeldatakse kui pehme, õrn, rahustav ja hellitlev. Kohler ütleb, et Jumala armas halastus on ema-isa sarnane. Ja Jeesus õpetas Markuse 3:24 ja 25. Ja kui kuningriik on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see kuningriik püsida. Ja kui pere on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa see pere püsida. Ja samamoodi, kui me vaim, hing ja ihu on omavahelises riius lõhenenud, siis ei saa me isikuna püsida. Me läheme veelgi enam katki. Kuidas Jumal meid siis tervendab? Ta sageli soovib viia meid tagasi sinna, kus me haavata saime. Jumal on sama eile, täna ja homme. Ta näeb minevikku, olevikku ja tulevikku üheaegselt. Temas puudub aja mõiste selliselt, nagu meie aega mõistame. Ja ta on võimeline viima meid mälestuste kaudu tagasi sinna, kus me haavata saime. Ta ootab ja igatseb, et me avame oma südame haavatud sopid temale ja lubame temal tulla ja tervendada need. Ja kui me ei mäleta midagi oma olukordade kohta, siis me saame siiski paluda, et püha vaim tuleb ja valgustab meid ja näitab meile asju, mida meie ise ei mäleta. Tema teab neid kõiki. Ja seega ta tuleb ja aitab meil näha neid olukordi läbi tema silmade. Ja ta aitab meil ka mõista, et tema oli ühes meiega sel raskel hetkel ja tema soovis meid
sel hetkel samuti oma käte vahele haarata ja lohutada ja ta soovib seda ka nüüd. Ja me näeme piiblist, et inimese olemuses ei purune ainult hing, vaid piibel toob välja sellega, et ka vaim võib saada purustatud. Muidugi mitte see osa meie vaimust, kus püha vaim elab, sest see osa meie vaimust on terviklik, aga vaim võib saada samuti Jumala sõnast näitab, et võib saada purustatud. Näiteks Hiob ütles Hiobi 17:1, mu vaim on murtud, mu päevad on kustunud, haud on minu jaoks valmis. Ja järgmine kirjakoht näitab seda, kuidas me südame olukord mõjutab ka meie vaimu. Õpetussõnad 15:13, rõõmus süda teeb näo rõõmsaks, aga südame kurbus murrab vaimu. Ja õpetussõnad 17:22, rõõmus süda on heaks ravimiks ja rõõmsa meelsus on terviseks, aga murtud vaim kuivatab luudliikmed. Ja laul 51:17, Jumala ohvrid on murtud vaim, murtud ja kahetsev süda, neid, o isand, sai põlga ära. Ja selles lõigus murtud süda pärineb heebreakeelsest sõnast shabar ja see tähendab tükkideks murdmist või purustamist, nagu vaasi saab purustada. Vaim võib samuti murduda nagu süda. Ja seega tuleb meil mõista, et terviklikkus ning täielik ühtlustamine Jumala kuningriigiga nõuab terviklikkust vaimus ja hinges ja ihus. Ja see viib meid tagasi salmi juurde, millest me alustasime, esimesed Thessaloniklastele 5:23. Ja rahu Jumal ise pühitsegu teid läbi ja lõhki, eraldagu teid rüvedatest asjadest, tehku teid puhtaks ja täielikult Jumalale pühitsetuks ja teie vaim ja hing ja ihu säiligu tervena ja terviklikuna ja leitagu laitmatuna meie Isanda Jeesuse Kristuse Messia tulekul. Et saatana rünnakud meie Jumala poolt kujundatud identiteedi vastu algavad juba eostamise hetkel. Sündimise hetkeks võib inimhing olla juba nii täiesti traumeeritud nii esivanemate ülekohtu poolt kui selle poolt, mida ta ema ihus koges. Ja teaduslikul on tõestatud, et beebi, kes on alles ema ihus, mõistab ja kogeb kõike, mis tema ümber toimub ja ta salvestab selle endasse. Ta teab, kas ta on oodatud või ta ei ole. Loode tunnetab ära, kas ta vanemad soovivad seda sugu, kellena ta sünnib või soovitakse vastupidist sugu, mis põhjustab mitmetes homoseksuaalsuse. Alateadlikult püütakse olla meelepärane oma vanemale, kes soovis teisest soost järeltulijat. Ja loode tunneb vanemate leina, kui eelmine beebi näiteks sai aborditud või suri. Loode tajub oma vanemate riidlemist ja kaklemist. Ta kogeb neid samu valusid ja traumasid, millest ta ema raseduse ajal läbi läheb. Kui sünnitusel tekivad komplikatsioonid, on beebi mõjutatud ka nende poolt. Ja Charles Kraft ja teised sisemise tervenemise õpetajad ütlevad, et paljud beebid sünnivad siia maailma juba sügavate traumadega. Kuid samal ajal kogeb loode ka kõike armastust, mida ta vanemad tema vastu tunnevad ning millega ta üsas olemise ajal üle külvavad. Ja veel sündimata beebi kuuleb, kui ta vanemad kõnelevad temale, laulavad talle või loevad Jumala sõna tema üle. See tugevdab tema isiksust ja see laps sünnib vaimselt ja emotsionaalselt tervemana. Kuidas siis terveneda nendest mineviku traumadest? Ja see on osaliselt on raamatust ja see on Charles Crafti ja ka Stanfordite Paula ja John Stanford vist olid. Nemad, kes on nagu sisemise tervenemise pioneerid, nemad õpetavad seda, et me mälestuste tervenemine on peamine osa sügavast tervenemisest. Et seega on kõige olulisem küsimus, mida me hakkame peale nende mälestustega. Ja nad ütlevad, et vastuseks on, et meil tuleb kogeda Jeesust igas mälestuses. Et see on kõige olulisem aspekt sisemisest tervenemises.
et meil tuleb kogeda Jeesust igas mineviku olukorras, mis meile meelde tuleb või mille püha vaim meile spetsiaalselt mõtetesse kergitab. Kus oli Jeesus, kui me läksime läbi sellest ja teisest olukorrast? Jeesuse kohalolu kogemine mineviku olukorras, eriti kuritarvitamise korral, annab võimaluse Jeesusele tulla ning tervendada need mälestused. Ja nad ütlevad samuti, et seistes silmitsi valusate mälestustega tuleb meil olla aus. Fakte muuta ei saa, kuid mida saab muuta, on emotsioonid. Viha saab muuta rahuks ja andestuseks. Kibestumise, vimma ja häbi samuti saab süütunde saab vahetada andeks saamise tunde vastu. Hüljatuse tunded saab muuta aktsepteerimise ja vastuvõetuse tunneteks. Valed saab vahetada välja tõe vastu. Teine asi on see, et haavad saab muuta armideks. Haavad veritsevad ja valutavad. Armid ei tee haiget. Emotsionaalsed ja vaimsed haavad ei tervene iseenesest. Ja inimesed sageli küsivad, et miks lubas Jumal sellel või teisel kurjal juhtuda minu elus, kui ta oli minu poolt juba siis, kui ma teda veel ei tundnud. Ja Charles Kraft vastab sellele küsimusele. Jumal on andnud inimesele vaba tahte. Seda tehes on ta ennast tõsiselt piiranud. Ärakasutajad ja kuritarvitajad kasutavad seega oma vaba tahet selleks, et teistele haiget teha. See on väga kurb ja väga kahetsusväärne, et saatan saab sellisel viisil koostööd teha selliste inimestega, et teisi haavata. Kahjuks on asjad seda viisi, kuid Jeesus ei ignoreeri meie haavata saamisi. Ta on sealsamas ühes meiega nendes olukordades. Ta sageli ei võta meid välja nendest olukordadest, kuid ta kannatab nendes ühes meiega. Ta annab meile võimaluse anda enda kuritarvitajad temale üle, võttes vastu tema tõotuse, et tema maksab neile kätte. Ja veel kord, et Jeesuse kogemine mineviku mälestustes on võti emotsionaalsele ja vaimsele tervenemisele. Et Jeesus oli seal koos sinuga. Ja tema kohalolu kogemine on kõige tervendavam asi. Ja me mälestused on säilitatud piltidena. Ja sisemise tervenemise õpetajad ütlevad, meil tuleb seetõttu siseneda mälestustesse piltide kaudu ning seeläbi saame oma mälestused tervendada. Ja kõige efektiivsem viis kogeda Jeesust oma mälestustes on ettekujutuse kaudu. Enamik inimesi on võimelised ilma erilise vaevata nägema pilte teatud konkreetse mineviku sündmuse kohta. Ja Charles Kraft õpetab, et kui neil on pilt konkreetsest mineviku sündmusest silme ees, siis ma tavaliselt küsin, kus on Jeesus ja mida ta teeb. Ta ütleb, osa inimesi näevad Jeesust koheselt, osa peavad natuke otsima. Kui nad ütlevad, et nad ei ole võimelised teda nägema, siis ma juhendan neid vaatama selja taha, pöörama ringi oma ettekujutuses ja ta on tavaliselt seal. Ma ei tea, miks Jeesusele meeldib seista inimeste taga, kui ta teeb seda. Ja Charles Kraft jätkab, osadel inimestel on raske usupiltide nägemisega, sest nad kardavad ettekujutust. Nad kardavad, et nad lihtsalt kujutavad ette seda, mida nad soovivad, et juhtuks. Selle asemel, et nad tõesti töötavadki koos Jeesusega muutuse esile toomiseks. Ja ta ütleb, see on risk, mille tuleb võtta. Siiski ma olen töötanud sadade inimestega, kes on võtnud selle riski ning on avastanud, et püha vaimu poolt juhitud ettekujutused on väga efektiivsed tervenduse esiletoojad. Iga kord, kui me palume, et püha vaim tuleks ja juhiks meie usupilte, ta tõesti tuleb ja teeb seda. Kuna me kogemused usupiltide kasutamisest teenistuse käigus on niivõrd positiivsed, siis me ei hakka vabandama selle pärast, et me seda meetodit kasutame. Ja Charles Kraft jätkab. Tunduvalt tõsisem probleem on selles, et osa inimesi ei ole võimelised kujutama asju ette. See ei ole kuigi suur arv inimestest, kuid sageli on nende hulgas väga kõrgelt haritud inimesed.
kes on arvatavasti väga palju oma mõistuses kinni. Ja ta ütleb, osa nendest, kuigi nad ei ole võimelised pilte nägema, on võimelised tundma Jeesuse kohalolu. Teised omakorda on võimelised saavutama enamuse usupiltide kasutamise efektiivsusest lihtsalt mõeldes neid asju. Jeesuse kogemine mälestust tähendab seda, et me palume püha vaimu abi, me palume, et tema tuleks ja juhendaks meid ning aitaks meil ettekujutuse kaudu naasta teatud minevikusündmuse juurde. Ja me ei tee seda mitte kunagi ilma püha vaimuta. Me ei hakka iialgi ise oma minevikus sorkima. Kui me oleme palunud püha vaimu abi ja juhtimist, siis usaldame end tema kätesse. Ja me kujutame ette konkreetset minevikusündmust ja tunneme neid tundeid, mida me siis tundsime. Seejärel palume, et Jeesus näitaks meile seda, kus tema oli, kui me läksime sellest olukorrast läbi ja me anname need emotsioonid ja tunded üle Jeesusele. Et kuidas siis tegeleda oma valusate mälestustega? Et esiteks on alati kõige olulisem see, et me palume enda üle Jeesuse verekatet ja et Jumal oleks tulemüüriks meie ümber. Ja me seome Jeesuse nimel iga pimeduse vaimu, kes on saadetud seda tervenemise protsessi segama. Seejärel palume, et püha vaim tuleb ja aitab meil tegeleda selle mineviku mälestusega, mille tema soovib esile tõsta. Meil tuleb alati kõigepealt palvest pöörduda Jumala poole. Siin me võime sulgeda silmad ja lubada, et püha vaim toob meie silme ette need pildid meie minevikust. Ja need sisemise tervenemise õpetajad, need rõhutavad kõik, et ettekujutuse vägi on sisemisest tervenemisest tohutult oluline. Seejärel, kui sa näed mingit pilti oma minevikust, kus olid laps või teismeline või kes sai haiget, siis on hästi oluline, et sina praeguse täiskasvanuna palud sellel osal endast tulla enda juurde. Näiteks mina palun nii, et tilluke 2-aastane Eve, palun tule minu juurde. Ja see osa sinust, kes on siis haavatud ja kes on lõhutud, see osa sinust, see vajab sinu kui praeguse täiskasvanu aktsepteerimist. Ta vajab, et sa võtad ta vastu praeguse täiskasvanuna. Sageli tuleb sul praeguse täiskasvanuna paluda ka sellelt osalt andestust, et sa oled ta ära tõuganud. Sest nii sageli, kui mingi osa meist üles kerkib, mis tuleb valel ajal, vales kohas ja vale reaktsioonina, siis me hakkame vihkama seda osa endast. Et sellepärast meil tuleb paluda andeks sellelt osalt, et me oleme teda vihanud. Ja me saame seda teha oma mõtete kaudu, hoides samal ajal seda pilti oma silme ees, kuidas me seda teeme. Ja jällegi piltidena, ettekujutusena me saame näha seda, kuidas meie praeguse täiskasvanuna võtame selle lapse, selle osa endast ning hoiame teda oma käte vahel ja armastame teda ja kinnitame talle, et me ei hülga teda ja ei jäta teda maha ega ei tõuka teda enam ära. Ja sageli võib olla vaja sellele sisemisele lapsele selgitada ka seda, et ta ei teinud midagi valesti ja see ei olnud tema süü, et teda kuritarvitati. Ja Daniel Toval toob ära ka järgmised laused, mis ta ütleb, et mida meil tuleks rääkida sellele sisemisele lapsele. Et väike tüdruk või väike poiss või siis väike Eve või väike sinu oma nimi. Ja meil tuleb kinnitada, et me armastame seda sisemist osa endast, et me võtame ta vastu, me austame teda. Ja ka seda, et me tahame teda tänada selle eest, mis ta on meie heaks teinud, seepärast, et sageli, nagu Daniel Toval ütleb, et need sisemised osad on pidanud kannatame vastu pidama, et meid elus hoida, et seetõttu me täname teda selle eest, mis ta on teinud meie heaks. Ja seejärel meil tuleb tutvustada sellele osale Jeesust. See osa võib vajada kuulda kogu evangeeliumi sellest, kuidas Jeesus suri tema eest, sellepärast, et see võib olla vanus, kus me ei tundnud Jeesust. Ja siis me kujutame endale ette seda, kuidas Jeesus võtab selle lapse või teismelise
oma käte vahele ja kallistab teda ja kinnitab talle, et ta on piiritult armastatud ja kuidas Jeesus ütleb talle samuti, et ma ei jäta sind eales maha ega hülga sind. Ja hästi oluline on tõesti nende usupiltidega tegelemise, et me ei kiirusta sellega kunagi. Ja meil tuleb töötada ühes püha vaimuga igal sammul. Ja Daniel Duval toob välja selle samuti, et nendel sisemistel osadel on alati mingisugune ülesanne meie sees teha. See ülesanne võib olla näiteks vihastamine surve korral või siis paanikasse minek näilise ohu korral või enese peitmine või hirm läbi kukkuda või andestamatus ründaja suhtes, et igal sisemisel osal on ka mingisugune roll, mis talle on nagu antud. Ja siin meil tuleb küsida sellest sisemiselt osalt, kas ta on valmis andma oma ülesande Jeesusele ära, et saada temalt uue ülesande. Ja meil tuleb paluda, et see sisemine osa annab oma vana ülesande ära Jeesusele ja ütleb lahti sellest vanast ülesandest. Et hästi oluline, mida jällegi väga palju rõhutatakse sisemisest tervenemisest, väga oluline, et see osa sinust just selles vanuses ja paigas, kus see osa sai kuritarvitatud, et see osa annab andeks oma kuritarvitajale. Et sisemise tervenemise õpetajad ütlevad, et see on tunduvalt võimsam kui see, et me üritame praegu sellest kohast, kus me praegu oleme, andestada selle mineviku sündmuse. Et see on hästi oluline, et see osa meist annab andeks oma kuritarvitajale. Ja me saame seda kõike oma mõtete kaudu teha, selgitada oma mõtetes sellele osale, et andestus on selle jaoks, et tema saaks vabaks, mitte et see kuritarvitamine oleks mingilgi tasandil olnud õigustatud. Me tuleb selgitada sellele osale ka, et annaks selle kättemaksu Jeesuse kätte, sest kättemaks kuulub vaid Jeesusele. Siit tuleb meil paluda, et Jeesus annab uue ülesande sellele osale. Näiteks, kui see osa ei suutnud andeks anda, siis tema uus ülesanne on anda iga ülekohtu üle Jeesusele ja lubada Jeesusel tema eest kätte maksta. Või kui see osa tavatses minna paanikasse, siis tema uus ülesanne võib olla jääda rahulikuks igas olukorras ning pöörduda kohe abi saamiseks Jeesuse poole. Ja kui seejärel kõik on kenasti laabunud, siis seda õpetab samuti Daniel Duval, et siis tuleb meil paluda, et Jumal ühendab selle osa sinu tervikuga. Ja see palve on väga lihtne. Et Isand Jeesus, ma tänan sind, et sa oled imeline nõuandja, sa tulid parandama murtud südameid. Isand Jeesus, ma palun, et sa praegu teeksid siis sinu nimi ja selle osa nimi üheks, nii nagu sina, Isa, olete üks. Et sellel osal võib olla hüüdnimi. Et kui meil lapsepõlves olid mingid hüüdnimed, siis see osa võib reageerida sellele hüüdnimele. Ja kui ei ole, siis võib nimetada tema vanuse, et minu puhul näiteks ma nimetan seda osa näiteks 2-aastaseks Eveks. Kui see tundub algul keeruline, siis võib alustada sellest, et sa näiteks räägid välja igale vanusele endast, et sa armastad teda, et sa hindad teda, et sa aktsepteerid teda, et sa austad ja õnnistad teda iga vanust. Et väga-väga oluline on see, et me ei vihka ega hülga ühtegi osa endast. Ja me saame jällegi paluda selle ülesande Jumala kätesse, ka sellest on võib-olla kõige lihtsam alustada, kui sa ei ole kunagi tegelenud sellise asjaga. Et sa võid panna ülistusmuusika peale ja paluda pühavaimu juhtumist ja seejärel alustada, võtta vast eostatud hetkest peale ja hakata nimetama vast eostatud Eve näiteks. Ma armastan sind, ma austan sind, ma õnnistan sind. Siis minna edasi vastsündinud Eve, ma armastan sind, ma austan sind, ma õnnistan sind. Ja teha seda iga vanuse puhul.
ja samas, kui me oleme tundlikud pühale vaimule, kuulame, ta võib tuua mingi vanuse puhul üles mingisuguse reaktsiooni, mingi valulise reaktsiooni, mis iganes, et siis me teame, et selles vanuses juhtus midagi, mida me saame paluda, et püha vaim toob selle tagasi meie mälestustesse. Ja samuti, mida Paula ja John Sanford õpetavad, on ka see, et on selline tehnika nagu tagasi eostamise hetke juurde, et nad ütlevad, et meil tuleks võtta läbi iga kuu, kui me olime ema ihus. Ja mul on olemas see, kuidas seda teha, kui keegi on huvitatud. Ma olen seda teinud mitmete inimestega koos läbi ja mingisugusel kuul on mõnede inimeste puhul tulnud, et nad hakkavad nutma äkitselt või mingi reaktsioon tõuseb nendes esile ja nad ei tea, miks. Aga kui nad lähevad pärast küsivad oma emalt, siis on mitmetel tulnud välja see, et see oli see kuu, kui ema tahtis teha aborti või kui juhtus midagi muud. Et nagu Charles Kraft ka ütleb, et selleks ajaks, kui beebi sünnib, on sageli beebi juba niivõrd traumeeritud, et sellepärast tuleks võtta ja käia läbi nii-öelda iga kuu, kui sa olid ema ihus ja vaadata, et seal ei ole mingisugust traumat. Et kui on, siis need traumad peavad saama tervendatud. Ja hästi oluline ka tõesti võtta läbi iga vanuse ja lihtsalt tõesti igale vanusele endast sisendada, et ma armastan sind, ma austan sind, ma õnnistan sind, et me ei jääks, et ei oleks nagu mingid osa meist, mida me vihkame või. Et samuti Daniel Duval räägib ka seda, et tema räägib oma vaimuga, oma hingega, oma ihuga samamoodi nagu selles suhtes, et ta õnnistab oma vaimu, õnnistab oma hinge, õnnistab oma ihu ja et inimene oleks tervik, et ei ole mitte mingit osa meist, mida me vihkame, sellepärast et meid sageli õpetatakse vihkama oma keha või vihkama mingit oma keha osa või ja siis me vihkame ennast, et selles suhtes see inimene ei saa püsida, et seal on alati midagi katki, midagi oma vahel nagu juba hõõrub. Ma tegin ka grupi nagu selles suhtes enamjaolt olin grupiga koos nagu, et selles suhtes ja neid ma olen üritanud leida nagu viisi just selles suhtes, mida inimene saab ise teha, et alati ei ole vaja, et kui keegi teine ei saa teda aidata praegu kohe, et inimene saab ise hakata püha vaimuga seda koostööd tegema, sest minu meelest see on nagu hästi oluline, et me õpime igaüks tegema koos püha vaimuga tööd, sest see on meile kõigile võimalik. Ja Jumal näitab meile, mida me saame ise teha ja on teatud asju, milles me vajame abi. Aga kas või need, nagu, mis on ülimalt lihtsad, kas või tõesti see hommikul ütled oma kehale, et ma õnnistan sind mu hing, ma õnnistan sind minu vaim ja ka seda, et nagu annad teada oma hingele, ihule, et vaim on see, kes juhib, sest vaim on see, kes teab rohkem asju, kõrgemaid asju, et teha koostööd enda, et ei ole mingit osa, mida ma vihkan või mingit osa, mis on näiteks võib-olla vahel meile jääb mulje, et hing on halb või hing on meil ees või midagi, on ju, et vaim on ainult hea, aga tegelikult see ei ole nii, seepärast et vaim vajab ju hinge ja ihu selleks, et selles maailmas toimida, midagi siin teha. Sa tood välja selle, et mõnikord inimene võib vihata mingit osa endas või mingit aega, kui ta oli selline, näiteks ütleme, et ta oli pisike ja prillidega ja võib-olla akne või midagi või ja ta oli uje ja ta käitus ja nüüd täna on võimas ja kuidagi nagu tugev ja kõik, aga ta häbeneb seda, et miks ma olin selline. Või mingi osa temast on ikka alles, kes tõuseb üles
ja ta näeb ennast ikka sellisena, et ma olen see väike kõnnikene, ja siis sa ja, pingutadki nii metsikult ja üritad olla eriti tubli ja eriti tugev ja sa näed ikkagi oma alateadvuses seda väikest kõnnikest. ja ma mõtlen seda, et mina tean ühte meesterahvast ja kes oli koolis väga pisikest kasvu ja ta oli klassis kõige väiksem poiss ja ta oli pidevalt, noh, selles mõttes sai koolikiusamist kogeda, aga ta hakkas hiljem kasvama ja kasvas väga suureks, noh, täitsa normaalseks suurt kasvu meheks. Aga ma näen seda, et see aeg, kui ta oli klassis kõige pisem poiss, see tuleb tema suust, tema häälest, tema väljaütlemistest välja. Et tegelikult see osa, kus ta ei salli ennast, kui ta oli pisike. Et kui ta on oma isale ja ütles, et sinusugune ja isa väikest kasvu, sinusugune ei oleks üldse tohtinud lapsi saadagi. Et sinu pärast olen ma nii väikest kasvu ja pean kannatama. Et vaata nüüd, kui nüüd sellised olukorrad on, kui kuskil on midagi, kus sa häbened oma käitumist või häbened oma hoiakuid või häbened, kuidas sa välja nägid. Kui sul selle osaga iseendast ei ole rahu, siis sa ei ole terve, siis sa oled haige, siis sa oled katki. Aga kui sa ütlesid, et sa võid minna selle osa juurde ja öelda, et palun anna andeks, et ma olen sind häbenenud ja vihanud ja põlanud ja tahtnud sind varjata ja sind olematuks teha. Anna andeks, et ma hoidsin sind sellises seisundis. Ma võtan su vastu, ma mõistan sind. Tule siia, ma armastan sind, sa oled mulle kallis, lepime ära. Ja et sa lepid ära selle osaga, selle ajajärguga, selle iseendaga selles ajajärgus, kus sa tahaksid selle maha kriipsutada ja täitsa nagu, sa ei taha selle inimesega tegemist teha. Sa ei taha, et ta teeb sulle häbi sinu minevikus. Ja tegelikult, et sa lähed ja palud selle tüki käest andeks ja ütled, tule tagasi, tule, ma ei põlga sind enam. Sa oled väga kallis. Sulle tehti liiga. Ma hoian sind, ma armastan sind. Ja sa tegelikult tood selle tüki ära. Sest me oleme seda teinud, seda püha vaim on juhtinud. Ma tean, mitmel korral on mind püha vaim juhtinud ilma kõige selle õpetuseta. On juhtinud, et ma olen inimese eest palvetanud. Ja on mingi olukord, aga ma näen teda mingisuguse 5-6 aastasena näiteks. Ja ma näen seda olukorda, mis juhtub ja ma olen läinud nii-öelda selle inimesega koos ja Jeesusega koos sinna aega, kui ta oli see. Ja siis ma räägin nii, nagu Jeesus mulle räägib, mida Jeesus nägi, kuidas ja see olukord on saanud seal terveks. Ja see peabki seal saama terveks ja isegi täiesti, ütleme, vanemas eas inimesed, sa võid minna temaga, kui ta oli 5-6 aastane ja midagi juhtus ja sa tood selle lapse sealt ära, ta saab terveks. Jaa. Amen. Aga et seda saab teha iseendaga, et mitte mina ja Jeesus ei lähe ja temaga koos ja ei räägi sellele lapsele, vaid sa pead ise minema. Ma ei ole kunagi kuulnud, et sa võid ise minna selle lapse juurde, keda sa võib-olla, mõtle, minul ei ole olnud vistrikke ja niimoodi, aga ma näen nagu ühte tüdrukut, kes on niisugune kõhna rääbu ja prillidega ja võib-olla niisugune valge nahaga, selline, kes ei saa päevitada ja tal on veel need täpid ka ja ta on, ja ta täna, kui ta on, ta ei tunne seda tüdrukut. Ja see tüdruk oli ennem hüljatud, täiesti põlatud, ära lükatud, nii, ja nüüd see osa, mis kasvas suureks ja kasvas täiskasvanuks, nüüd see osa ka põlgab teda endiselt edasi. Ma arvan, et me võime teha ka täitsa siin, kuna aeg on meil ammu täis, et me võime teha selle palve, et nagu ma ei tea, mis sinul mõttes on, aga et me teeksime igaüks oma südames palve, kui sina näed oma elus mingit etappi,
ja sa näed iseennast nagu pildi peal või filmi mingi videos ja sa näed mingit hetke, mingit aega iseendast, kus sa endale ei meeldinud ja sa tahaks keerata sellele osale endast selja ja öelda, et adjöö ja et ma ei taha sind kunagi näha. Et kui me oleme niimoodi endast tükid maha jätnud, me läheme edasi, me ei ole terviklikud. Me ei saa olla terviklikud, kui me hülgame ja põlgame ja jätame maha mingi osa iseendast. See ei ole normaalne, me oleme 100%. Kui ma jätan 10% kuskile minevikku maha ja ei tunnista seda ja ma ei võta seda endaga kaasa, siis ma liigun edasi, siis kas 90-95% mind ainult. Seega ma ei ole terve. Mul on auk sees. Ja. Et me peame tooma selle osa ära, kus me ei teadnud, ei osanud, me ei saanud parata, me ei saanud ennast ise muuta. Ja see, kuidas me täna kohtleme seda osa, me oleme ise need pullid. Me oleme ise need koolikiusajad. Me oleme ise need, kes inimesi enesetappu ajavad. See, kuidas me suhtume sellesse. Et kui on kellegil midagi, et kindlasti on nii mõnelgi, see võib olla ka hilisminevikust, see võib olla täiesti täiskasvanu east, on mingi etapp elust, mida sa ütled, no ma ei saa aru, lihtsalt kuul päev, ma ei saa aru, kuidas sa võisid nii nõme olla, selline idioot olla, kuidas sa võisid langeda sellesse lõksu. Ma oleks tahtnud, et sa oleksid olnud nagu intelligentsem, normaalsem, nagu sa olid täielik, nagu kuidas sa võisid nii teha ja sa põlgad ennast selle valiku pärast, mis sa tegid. Ja liigud edasi, aga liigud edasi ainult poolikuna. Appi mine too see tükk ära siis, nagu see oled sina ju. Mine too ära, sest Jeesus oli seal, Jeesus tõesti kõik see asi, mis sa seal kirjutasid ja näitasid, et Jeesus armastas sind ju seal. Ja. Kui Jeesus on seal selle tükiga, siis kui Jeesus seda ära ei põlanud, miks sina selle ära põlgad siis? Et lähme toome need osad endast ära, mille me oleme jätnud maha ja oleme liikunud edasi tehes näo, et me oleme terviklikud, et me oleme terved. Aga tegelikult see on ainult teesklus, sest see osa, mida me hirmsasti varjame ja tahame vaiba alla pühkida, see osa, see karjub ju, see hüüab ju. Miks sa meid maha jätsid? Just nii ongi. Isa, me lihtsalt ülistame ja kiidame ja täname sind. Tänu sulle, Isa, tõesti, et me täname sind, et see on sinu vaim, kes õpetab meid iga ühte meist. Ja me täname sind, Isa, tõesti, et sa aitad meid, et me ei lähe edasi, et me ei jookse, ei ürita joosta oma elu võidujooksu edasi, ilma et me vaataks tagasi, ilma et me vaataks sinna, kuhu sinu püha vaim juhib meid vaatama. Isa, aita, et mitte ükski meist ei jookse edasi sellisena, et me jätame mingid tükid endast maha, jätame mingid osad endast kuhugile minevikku, keda me püüame kuhugile ära peita, ära varjata, neid eitada. Samas teades, et me vihkame neid osi. Isa, aita meid. Me palume, et sa tuled püha vaim ja aitad igal ühel meil näha neid kohti, kus meil on veel need veritsevad haavad ja sa aitad meid minna tagasi sinna ja oma ettekujutuse kaudu anda selle palve sinu kätesse ja tõesti ettekujutuse kaudu liikuda sinna tagasi, kus me saime haavata või kus me hakkasime ennast vihkama või mingit osa endast vihkama. Ja me palume, et sa aitad meil käia läbi selle protsessi, paluda andeks nendelt osadelt, keda me oleme vihanud või ära tõuganud ja aitad meil võtta need osad ja tõesti neid armastada, anda neile aega öelda, et me ei tõuka neid enam ära ja samuti tutvustada nendele osadele Jeesust, kes on ka nende päästja. Ja aita meil integreerida need osad oma tervikusse, et meist saavad tervikud. Ei saa näita igale ühele meile ka pilte, Isa, kui on näiteks keegi meist vihkab oma keha või vihkab mingit osa oma kehast või Isa, õpeta meid, et me õpime oma keha samuti austama
oma hinge austama, oma vaimu austama, et me austame iga osa endast. Et me ei tõuka midagi endast ära. Ja õpeta meid tegema meie osade vahel nagu selles suhtes ka vaim, hing, ihu tegema koostööd, alluma oma vaimule, kes on ühenduses elava Jumala vaimuga ja kes saab meid juhtida igas olukorras. Isa, aita meid mõista ka seda, et kui me palvetame, kui me tuleme palvest sinu ette ja palume, et püha vaim juhib meid, siis see tõesti on niiviisi, et kui me kujutame midagi ette, siis need asjad on tõelised, et see ei ole lihtsalt ettekujutus, see ei ole mitte lihtsalt midagi, mida me soovime, et juhtuks, vaid need asjad päriselt juhtuvadki vaimusfääris ja su püha vaim aitab tuua meile tervenemise, mida me vajame. Isa, me täname sind, et sa aitad igaühte meist, et sa näitad meile neid olukordi, neid pilte, kus sa soovid tõesti liikuda meiega tagasi ja õpetada meil tegema koostööd sinu püha vaimuga, et me saame terveneda, et me ei vaja alati kedagi, et keegi tuleb ja aitab meid, vaid meil on püha vaim, kellega koos töötada. Aita meil usaldada sind. Tänu sulle, isa, et sina teed igas ühes meist tööd ja sa aitad meil tõesti mitte edasi tormata, vaid jääda vaikseks ja kuulata sind, mitte olla pideva tegevuse sees, vaid tõesti jääda vaikseks ja kuulata sind ja õppida liikuma selles vaikuses. Isa, et me saaksime olla, et me tõeliselt oleksime terviklikud, vaim, hing, ihu, süda, ka need osad, kes on meie sees, et me saaksime üheks tervikuks, sest siis me saame viia täide selle, mille sina oled meile valmis pannud selles maailmas ja esindada sind, esindada sinu kuningriiki. Isa, me täname sind. Jeesuse Kristuse nimel tänu sulle, isa. Amen.